Nii, tere hommikust! Väga tore, Liina on juba jälle pildis. Ma isegi ei mäleta, millal ma viimati enda vestlushommikut tegin, aga see oli väga-väga ammu. Ma loodan, ma olen ilusti kuulda, on ja Liina, ma saan aru. Kellel veel siis ei ole probleem kaamerat lahti võtta, siis täiega ootan teie pilte. Ja etteruttavalt ütlen ära, ma ei tea, kust kohast te info saite vestlushommiku kohta, aga kes siin ilusti kaasa räägib ja, ja on sihuke jutualdis ja huvitatud, siis loosin välja ka siis väiksed kingitused, nii et keegi saab täna natukene koristamise, korrastamise ja aja plaanimise kohta pakikese. Oi, näe, Reelika ka, täitsa tuttav nägu. Katrin on täitsa uus nägu, aga tere. Väga tore, et te olete niimoodi teisipäeva hommikul kell 9 võtnudki need kohvitassid, nagu ma näen Liinal, või teetass ja tulnud siia kuulama, rääkima, et kindlasti avage mikrofoni või kes ei saa mikrofoni lahti teha, kirjutage. Ja kui kellelgi on ka küsimusi, et kindlasti küsige, kui mingite asjade kohta, millest ma räägin, mõned tooted või asjad, et siis ka kirjutage mulle kas või siia chati. Tere, Heidi ja Väike! Aga hakkame pihta, et mul on siin need teemad lahti, millest ma lubasin rääkida, et ma Facebookis ja uudiskirjas kuulutasin siis välja, et 3 teemat, millest ma tahaksin rääkida, mis on siis paljusid ka huvitanud just viimasel ajal minu Instagrami jälgijate juures siis, et ma olen saanud neid igapäevaselt kirju. Ja üks põhiline asi on siis Kärcheri tekstiilipesur, et ma siin kuskil 6 aega tagasi hakkasin nendega koostööd tegema ja olen siis saanud mitmeid masinaid katsetada. Ja üks masin tõesti, mis on praegu mu lemmik, on see Kärcheri tekstiilipesur. Ja kui keegi veel ei tea, millest ma räägin, siis Kärcher on tulnud välja või noh, minu silmis vähemalt on alles nüüd tulnud välja sellise tekstiilipesuriga, mis on mõeldud siis koduperenaistele nii-öelda, et ta ei ole see profitoode. Ja üks asi tõesti, mis mulle hullult meeldib selle toote puhul on see, et ta on kerge, see masin on nagu räigelt kerge. Et noh, ma ei tea, ma olen seda teist, mis on profi oma ka saanud kasutada ja sellega võrreldes ikkagi see masin on kerge, ta on kompaktne ja ta on väiksem. Et mulle näiteks, ma just tõingi ta täna kuurist küll ära, et ma eile tegin garderoobiruumi ja ma tahaks seda toas hoida, ma saan kohe võtta, kui mul on vaja. Et ta mahub mul täpselt ilusti sinna ära. Ja eks ka tegelikult see teine masin, mis oli nüüd aurumasin, see on ka sihuke väike, aga aurumasinad mul on varem ka olnud. Aga selle tekstiilipesuri kohta ma sain nagu mega palju kirju, et küsiti, miks ma kasutan eraldi pihustipudelit, miks ma seda harja kasutan, et miks ma ei pane ainet sinna masina sisse. Ja noh, see on puhas minu loogika ja minu elukaaslase loogika, kes siis ka tegeleb puhastusmaailmas, et meie mõtteviis on see, et masinasse me paneme puhta vee ja me teeme selle aine siis lahus ja teeme eraldi pudelisse just sellepärast, et kui ma selle aine kannan siis selle pritspudeliga peale ja ma kasutan sellist, mis on siis see, et sa saad nii-öelda pumbata nagu siit seda niimoodi siis siia ülesse sisse, et ühesõnaga, et sa pead ainult peal hoidma ja ta pihustab, et sa ei pea vajutama ja pihustama, et hoiab selle käetöö ära. Et me paneme sellega selle vahendi peale, siis on pehme harjas. Küsiti ka, kust ma seda harjast, mul siin maa on kõik asju täis, nii et ma hakkan hommikul võimlemist tegema siin. Et kust ma seda harjast ka sain, et selle Ragnar ka ostis puhastustarvikute poest ja see on harjased hästi pehmed, et ta ei tohi teha sellele tekstiilile liiga. Võib-olla noh, hea on ka näiteks sihuke pehme harjas, mis on näiteks mõeldud selle kinga viksimiseks, on ju, et osad on hästi pehmed, et lihtsalt vaadake, mis materjal teil on, kui te tahate seda kasutada. Aga jah, meie teeme siis tekstiilipuhastust nii, et ma kannan aine selle pihustipudeliga tekstiili peale ja siis hõõrun selle harjaga. Kui on plekk ka päris sihuke, et ma näen, et ma välja ei tule, et siis ma kasutan ka seda koputamise tehnikat, ehk ma selle harjaga koputan sinna pleki peale, et seda välja peksta sealt, on ju. Ja siis ma lihtsalt tõmban, nii, Harri kukkus, ma tõmban lihtsalt selle vahendi ja mustuse siis selle masinaga sisse.
Ma teen, ma arvan, noh, oleneb muidugi mustusest, aga ma niimoodi teen, ongi see, et ma tõmban lihtsalt, ma ei vajuta seda puhast vett sinna peale. Et ma tõmban lihtsalt selle vahendi ja mustuse välja, kas üks-kaks korda, niimoodi kaks triipu ja siis ma hakkan uuesti tõmbama ja sama aeg, kui ma tõmban, ma lasen seda puhast vett masinas sisse. Ehk ta loputaks selle kanga kiud ära, et nii ma lihtsalt näen, et ma ei tunneta pärast seda kemikaali lõhna, onju, või noh, seda vahendi lõhna seal sees. Aga noh, ei pea ka vahendit kasutama, kes ei taha, onju. Mina lihtsalt praegult tegin enda selle diivani, meie kodudiivani ja enda auto istmed, kasutades siis vahendit ja küsiti ka, mis vahendit ma kasutasin, et tegelikult kõik need vaiba puhastusvahendid peaksid olema väga head. Alguses kasutasin seda, mis oli masinaga kaasas, Kärcheri enda vaibapuhastusvahend, aga kuna nagu ma ütlesin, mul mees on puhastusettevõttest, siis on meil selline vahend nüüd, et Sanitec Mogu ette. Ma tõesti ei oska öelda, kust poest ta täpselt selle ostis, aga kuskilt puhastustarvikute poest ja see on ka mõeldud vaiba jaoks. Aga mulle selle vahendi puhul see meeldib, et ta ei lõhna, et Ragnar on toonud ka teisi vahendeid, mida ma olen saanud katsetada ja osad ikkagi lõhnavad ja see nagu häirib. Et mulle ei meeldi need asjad, mis lõhnavad väga. Aga see vahend väga hästi töötas, mulle meeldis see, et ta ei vahutanud. Eelmised vahendid ka, mida ma olen saanud katsetada, on vahutanud, ehk kui ma tõmban seda masinasse sisse, siis ma näen, et lihtsalt see terve kõik see vahutab, see paak, kus siis see must vesi koguneb. Ja ma ei tea, kes on vaadanud seda minu YouTube'i videot, kus ma siis autot puhastasin, et mul endal jäi ka nagu täitsa karp lahti iga kord, kui ma mõtlesin, iga kord, kui ma kallan seda musta vett ära, et ma filmin, et siis endal ka pärast hea vaadata, onju, ja noh, nagu vaatajatele ka näidata seda drastilist muutust, et ehk on, onju. Ja ma tegin enda auto puhastamist ma arvan, et äkki see oli sügisel, minu meelest see oli suve lõpp või niimoodi kooli aasta algus, et kui ma tegin siis selle sõbranna profimasinaga, ka Kärcheri profimasinaga ja ma alles tegin ta ju tegelikult puhtaks. Mul ei ole väikseid beebisid, on ju, noh, selles mõttes, et kes mul pudistaksid näiteks või päkerdaksid autot, et mul ei ole, need istmed ei ole nagu kogu aeg, ei saa nagu vatti ja vilet, et ma imestasin ka, et kuidas nad nagu nii mustaks lähevad. Aga kui ma pärast veel tegin Erki toas, Erki siis sellise, ka siukse pehme, siukse selle kontori tooli ainult selle istmiku aluse, mis on ka kangast puhtaks ja mille ma ostsin ka Erkile, ma arvan, ka selle kooliaasta alguses. Ja no see oli ka, no nii must on see vesi, et see on rahuldust pakkuv, see on nagu see haiglaslik rahuldus on ju, et sa näed, must vesi tuleb, mõnus, teeme veel ma ei tea, kui kellelgi on veel olnud seda kogemus, siis see on ilmselgelt ülihea tunne, sest sa tegelikult näed ju kohe seda tulemust, see mustus tuleb välja ja see, mis mu nendest autoistmetest välja tuli, kes nägi YouTube'i videot, siis reaalselt see oli, peale selle, et oli must vesi, oli seal ka liiv, sodi, mingi sihuke, noh, kui ära kallasid, jäi sinna põhja, onju. Et minu see süsteem või noh, Ragnari süsteem, mis ta mulle nagu on andnud, on ju, mille me oleme koos välja mõelnud, et see pihustipudeliga enne peale ja pärast siis puhta veega loputamine annab minu meelest väga hea tulemuse ja mida korrektsemalt sa mingi asja ikkagi puhtaks teed, ükskõik mis puhastuse, mille puhastamisel, siis see ka püsib kauem puhas. Mina vähemalt arvan nii, et ma tegin ka, seda ma ei teinud eelmine kord, et ma ei teinud neid jala nagu mattide aluseid seal tekstiilipesuriga, minu meelest ma seda ei mässanud. Aga sellel masinal on kuidagi parem see otsik ka. Et sellel, noh, see on siin kinni, et sellel on nagu väiksem otsik ja minu meelest sellel profi omal oli natuke suurem see laiem otsik, aga ma eeldan, et neid saab ka igasuguseid erinevaid osta. Et aga selle ma ei tea, mina oleks selle masina nii või naa endale isegi kallima hinna eest ostnud, millega nad seda müüvad, on ju. Et eile veel oli mingi soodushind sellel, aga tänasest ta on alla 300 euro ja veel müügil neil on see, mis on vaibaotsikuga, ehk sul on see pikk toru kaasas ja sul on veel vaibaotsik. Aga kuna mul nagu vaipa väga ei ole, siis mina seda ei ole veel endale seda otsikut eraldi ostnud, aga ma arvan, et ma ikkagi tellin selle ka, et ma saaks katsetada ja võib-olla on vajadust ka mujal seda masinat kasutada, et siis on hea, kui on see otsik olemas, aga erinevaid otsikuid on ka, mingid väiksed otsikud olid ka auto jaoks, mida saab eraldi lisana osta. aga kas kellelgi on endal tekstiilipesur kodus olemas, on olnud kokkupuudet? Nii, mida olete puhastanud? mul on see profiaparaat ja Kollane. jah, Mhm. jah.
või noh, ta on see ei, ta päris kollane, halli ja musta-kollasega. kollasega ja musta ja halli või halli ja ja, ja. Ja noh, ka ikka noh, kõige diivan ka noh, oli suht uus, kui me selle, selle tekstiilipesuri ostsime ja sihuke pruuni kirju, midagi sealt välja ei paista, mingit plekke ei ole, onju. ja siis tegime selle diivani üle ja siis ma vaatasin ka, et jumal hoidku. oma arust nagu puhtad inimesed suhteliselt. see et ongi sealt veel müstika, et mis sealt välja ja tuleb, kõik vaata see hästi mingi väikese liiv ja ajaga. värk ja noh, ometi, et noh ei ole nagu lapsed ka ei käi mingi poriste riietega diivani peal ja me väga ei söö suures toas ja nii edasi, et aga jah, ja noh, madratsid ja kõik asjad ikka on saanud tehtud. Mhm. autos me nii väga pole kasutanud, meil on nahkistmed, et Ah. sellega nagu väga ei tee, jah. Aga Siis jah, on üks ei, see koht on vähem, mida puhastada. jah, Nahkistmed just, selles mõttes väga head. jah. et see mees tegeleb selle auto poolega, temal on oma mingid nahahooldusvahendid, värgid, särgid, möllaku. et aga see tekstiilipesur jah, selles mõttes on ikka, me rendime välja ka veel niimoodi väikest viisi ja inimesed, kes võtavad, on ka ikka väga üllatunud, ütlevad, et mis see, täitsa lõpp, no mis see mis profi oma mõttes. maksis, kui sa ostsid? Oh jumal, ma ei See mäleta. oli ikka kallis, onju. Ma tean, ma kunagi ka vaatasin, kas ta oli oli ikka mingi 600-700, midagi siis? sihukest sinnakanti. me Ahah, saime ka mingi soodukaga okei okay. tookord. aga see oli ka Aga jah, mingi paar-kolm vahe, aastat taga, 3 aastat tagasi juba. jaa. vahe on vaata juba ka selles, et noh, minul kodukasutajana mind ei häiri, aga kuna ma olen saanud ka seda profi oma kasutada, siis selle paagid on vaata suuremad, et jaa. sa saad sinna rohkem panna seda ainet või siis vett, oleneb, kuidas kasutada, või siis see, et seda musta vett ta kogub, et minul oligi, ma 4 korda vist ju tühjendasin, Mhm. et pead tihti käima tühjendamas, aga noh, mind see ei häirinud, aga niimoodi jah, tööd teha selle väikse magasiniga nagu kuskil küll teenust pakkuda on nagu nadi. Et selles jaa, mõttes on jah. see profi oma hea. aga noh, see on loogiline jah, et me peame vaata igal pool, kui me käime ju, me istume, kas me lähme kohvikusse, me lähme sõbranna juurde, noh, et see ei tähenda, et igal pool oleks must, aga me viime ikkagi seda kogu aeg enda riietega edasi ja siis see jõuabki meie siia. ma arvan, ma tegin ju enda selle tooli ka, kus ma istun, see oli ka räme must ja ma ütlesin Ragnarile ka, et oh my god, mille peal me istume iga päev onju. et noh, tuleb teha lihtsalt puhastust, et see on nii, nagu sa puhastad, ma ei tea, WC-poti, kraanikaussi, samamoodi ju peaks tegelikult ka enda voodimadratsit puhastama onju, tihedamini. inimesed mõni pole seda kunagi teinud. no aga riideebemed ja kõik asjad, tolm just, ja värgid, jah. just naha ju kõik need ka nagu langevad ja kogunevad nende peale, aga ülioluline on tekstiilipesuri kasutamisel ennekõike imada see tolm ära, et kui diivanit või neid autoistmeid teha, on ju, et ei ole see, et oh, ma lähen nüüd kohe märjalt tegema, et see 2/3 tegelikult ajast peaks kuluma sellele, et sa teed seda kuivpuhastust, ehk sa imad selle tolmu sealt kanga seest välja, selle tekstiili seest esiteks, aga siis ka see polster ja kõik, mis seal all on ja alles siis on see väike ajakulu on tegelikult see, mis peaks sellele märgpuhastusele minema, et muidu tekib see nii-öelda muda sinna sisse ja siis ongi noh, kinnistub sinna tekstiili sisse. nii, kohe vaatan. Ketlin, kui ma hääldan õigesti nime. mul on mingi ämmalt laenatud klikiaegne masin, igavene suur kobakas, aga teeb töö ära isegi 3 lapsega on pesuvesi ikka kole, tahan ka nüüd seda pisikest masinat, mul ühene magab kõrval ja ei saa rääkida. ei ole hullu, vähemalt kuulad. et aitäh, et kirjutasid, et see jah, kui sa näed vajadust, et mina ise, ma olen tõesti üllatunud selles Kärcheri masinas. nüüd ta oli hea hinnaga, ma loodan, et ma saan ka mingi sooduskoodi sellele millalgi, aga uskuge mind, te saate selle igalt poolt kätte, Instagram, Facebook, uudiskiri. et kes ei ole uudiskirjaga liitunud, siis minu kodulehekülje peal on üleval ja all on igal pool on see koht, kus on võimalik liituda, et ma jagan seal ka vajalikku infot ja alati saab sellest ka loobuda. et kui peaks mingi sooduskood näiteks sellele tulema, et ma kohe ütlesin ka sellele Kärcheri mehele, ma ütlesin, et see on toode, mida ma tahan nagu täiega nagu inimestele anda, sest et esiteks ta on nii hea soodne, et inimene ei lähe ostma selle 6-7 sotiga seda masinat endale onju, noh, mina muidugi tunnen, et võiks olla vaata, sest ma tahan, et noh, puhasta ja võib-olla ongi see, et rentidagi välja onju, et sa teenid selle raha tagasi. aga kui endale ei taha osta, siis ma ei tea, vaadake netis tõesti ju Facebook Marketplace'is ilmselt renditakse. Pärnus ma tean näiteks on kaubamajakas, on keskmise ukse juures on pakiautomaat, kus sa saad endale rentida, seal on küll vist tunni
tasu baasil see rentimine, aga saad vähemalt rentida, et sa ei pea endal tõesti seda masinat ostma. Nii, ja Kairit kirjutas ka, on ka olemas, teeme diivanid, tugitooli ja madratsid sellega puhtaks. Väga must vesi on tavaliselt meil ka 2 väikest last, üks 5-aastane ja teine 10-kuune. Tegin sellega ka ühe kergkäru riideosad puhtaks. Jaa, väga hea variant on ju, et sa saad teha mingid kohad puhtaks või mingid asjad, mida sa ei saa lahti võtta, sest kärudel saad näiteks seda kaare asja ei pruugi lahti saada. Mina enda lapse kärul sain, aga mul sõbranna näiteks ei saanud. Ja ma ise mõtlesin ka, et ma nüüd, mul on üks käekott on ju, mida ma nagu kuskile pesumasinasse kuskile viska, siis ma mõtlesingi, et peaks katsetama, et kas sellega, kui musta vett sealt tuleb, on ju, sest ma tean ka, ma panen ta maha või kuskil ikka läheb ta pihta, sest näiteks ka koolikotid lastel on ju, enamasti mina panen need pessu, aga kui on mingi selline kott, mida sa ei saa puhastada ja võib-olla samas ei raatsi ka viia sinna puhastusse, et Tallinnas ma tean, kui ma olin assistent, siis ma viisin neid käekottega puhastusse, et see käekoti puhastus on ka sihuke 30–50 eurot olenevalt mudelist, et kui seda ei raatsi teha, siis võib-olla see masin nagu aitab. Tuleb osta sellise materjaliga, mis mina ise valin hästi materjalisõbralikke või selliseid asju, et minul endal on ka see kollane, aga kõikega hästi palju tuleb, et nüüd tahan osta seda terrasse ja autot saaks pesta järgmisena, et aga kui ma elan Soomes, siis mu tööalaselt on ka nagu see Kärheri firma, ma mõtlesin, et ma poen ka ennast sinna kuidagi nagu selles mõttes, et äkki, et ei jõua osta, nii palju asju tahaks ju tegelikult hankida endale, aga kui osta see 300 või see profi oma, aga... Sa mõtlesid siis survepesurit tahad osta? Jah, survepesurit. Mul tuli meelde, mis see... survepesurit, et kui hakata nagu rehkendama rahas ümber, et näiteks osta mingi auto, et käid autot kogu aeg pesemas, aga samas kui oma majas ju läheb nii palju vaja ja meil renditakse välja seda tekstiilipesurit 25 € ööpäev, ka seda profi just, et ja need Kärherilgi kõik lähevad selle tänapäeva nii-öelda eurostandardite järgi see ümbertöödeldud plastik, et see kollanegi on nüüd ju vahetunud, et muutub see materjal ka, et aga nii asendamatu ikkagi kodus ju, et madratsid tõesti kõik sellised kangaga praod ja et tugitoolid ja mida nagu konstruktsioonilt keerulisemad on, seda nagu asendamatus on, et see must vesi, nagu Maria ütleb, et hästi hasartlik nagu veel. Ja, ma tahtsin ka videosse tahaks nagu seda saada, sest see on, inimestel on see haiglaslik vajadus näha videost, kuidas see mustus tuleb sinna masina sisse. Et see on ka see mingi, näiteks mina nagu nimetan, ei taha Dysonit maha teha, aga mina nimetan Dysoni uuendusi nagu nõmedateks uuendusteks just sellepärast, et näiteks, minul on vanem mudel Dysoni akutolmuimeja, aga uuematel mudelitel on ees see valgustus on ju. Näiteks sellel Kärheri põrandapesu masinal, mis mul on ka, seal on ka valgustus ees. Aga mida see valgustus teeb? See paneb inimest lihtsalt meeleheitlikult koristamast, sa näed, kus see puru on, vaata. Et see on see, mille peale ikka psühholoogia on see, mille peale meil asju maha müüakse. Et ega muidu ka selle otsikuse peal siis poleks ju nagu läbipaistev, vaata, kui sa ei näeks seda musta vett. Ja tegelikult, ja mul on ka Dyson, aga ma ei kasuta seda, sest ta näitab ju tegelikult ka seda ära palju mikroobe ja nii-öelda või mida nagu põranda peal, et mul on endal ka parketid, aga see on nagu selline haiglane ja tegelikkuses näiteks vaipade jaoks on täiesti Seebo siis kellel on veel, ma ei tea, kas tänapäeval on kogu nii-öelda ruumid täidetud vaipadega, et see tavaliselt tolmuimejad tegelikult ei imegi neid, ta ei ole nii nagu võimas, et need ja siis nendele põrandapesu, päris tekstiilipindadele mõeldud tolmuimejad, sinna saab vahele panna sellise filtri, et sa näeksid veel sellist seda rõvedat mustust, mis sul vaiba sees tuleb, et psühholoogia ja puhas psühholoogia kogu aeg peaksid käe küljes mopid või need lapid olema, et kogu aeg teha. Ja kes veel ei tea, kes varem pole võib-olla siin kokku puutunud Reelikaga, et Reelika on ka puhastusmaailmast pärit, nii et usume teda ka kõike, mis ta räägib. Aga sa pärast pane mulle see bränd või see firma või mingi link selle, mis sa ütlesid, selle Seebo vä, et selle kohta, siis ma tean ka seda ka jagada. Nii, vaatame, Elisa kirjutab, et aga peale lillappi on ikka Dysonit valgus päris hea nautida.
siis saad aru, et põrand on väga puhas, jah. Ja nii paljud ka kirjutavad mulle, et kui ma näiteks õlilappi kasutan, et kas sa pärast käid tolmuimejaga üle, siis ma ütlen, ei, sa kõigepealt käi, kui sa teed esimest korda seda õlilapi nagu müsteeriumit endale lahendada, onju, et või katsetad seda, siis kõigepealt tõmbagi tolmuimejaga endale need nurgad ära ja siis mine selle õlilapiga, onju. Sest et siis sa näedki, et tolmuimeja ei tõmbagi ära. Et selles mõttes see õlilapp on ka väga hea asi. Me jõudsime juba, näete, põranda pesemiseni. Oota, mõtlen, kas mul on midagi Kärcherist veel. Ühesõnaga näitasin, Piusti pudelvahendit näitasin ja tagasiside, jah, mina ühesõnaga soovitan, et kellel on tarvis, siis hoidke silma peal võib-olla nende enda kodulehe peal, võib-olla kuskil mujal müüakse soodsamalt, ega mina ei tea, et vaadake hinna järgi, aga masin on siis SC3 kompakt on minul, aga see vist, mis neil nüüd praegult veel on müügis, on saadaval, on see, mis on siis selle pika otsikuga, mis on see floor, et põranda jaoks. Aga ma arvan, et see põrandaotsik on lihtsalt väga hea variant ja ma kuskil veel nägin, et neil peaks olema, Eesti lehe peal ma näinud, ma kuskil välismaa lehel nägin, et neil peaks olema ka see riide, ei, see oli aurutajal oli see riide aurutamisotsik, et vaadake ka neid otsikuid, et mis iganes masinat endale võtate, on ja Reelika ka näiteks survepesurit vaatab, et uurige enne, on ja, mis on need tugevused, mis on võimsused, kas te reaalselt saate sellest kasu ja näiteks lihtsalt teen reklaami, et kes näiteks Dysoni, ma ei tea, Dysoni mingit toodet tahab, et täiesti võimalik on Dysoni esinduses näiteks võtta endale katsetamiseks masinaid koju, on ja. Et nad minu meelest nii-öelda rendivad välja ka seda, et sa saad minna koju ja katsetada seda masinat. Et ma olen kunagi nendega koostööd teinud ja ma olen ka neid masinaid katsetanud, aga mõelge alati selle peale ka, et iga uuendus ei pruugi olla nagu hea, on ja. Et minul nagu Dysoni, miks ma olen selle V8 peale jäänud, on ja, ma ei tea, V15 viimati oli, kui mina midagi jälgisin, võib-olla on juba 16 või 17, et need uuendused ei pruugi alati olla head, et mina nagu nägin, et mulle ei meeldi see, et vaadake enda jaoks ära, mis on teie jaoks nagu see must have või see, mida te tõesti tunnete, et on vajadus, mis probleemi ta teile nagu lahendab, aga see tekstiilipesur küll minu jaoks on väga hea. Aga Heidil on küsimus, kas õlilappi võib kasutada, kui beebi roomab käpuli ja siis käed suhu. No õlilapi sees on lihtsalt mineraalõlid, et ega seal mingit kahjulikku midagi ei ole, et õlilapid ma igaks juhuks võtsin ka kaasa, kui me siin juba põranda pesemisest pidin rääkima, aga räägime põranda puhastamisest, et ma võtsin näiteks kaasa või noh, igaks juhuks, et õlilapid on kas sellised kollased, ma ei tea, Esta firmal on, mul said endal kodus otsa Estamad, neid ma kasutan ka, on oranžid, aga hakkab tööle siis see, et kindlasti niipidi, pikkupidi nagu natuke tõmmake seda, et siis need mineraalõlid tulevad siit lahti ja siis ta hakkab see magic hakkab nagu tööle, et ta ei jäta põrandaid, minu jaoks ei jäta, ma ei tea, vaielge vastu, aga minu jaoks ei jäta ta põrandaid õliseks, osad ütlevad, et jätavad õliseks, minu jaoks ei jäta ja ma panen ta siis kas mopi külge, selle talla külge või siis põranda kuivataja pühkija selle külge ja sellega siis ma saan terve maja põhimõtteliselt põrandat puhtaks teha. Aga ja väga hea variant on seda õlilappi ka, et näe, Evelin ütleb ka, et ei jäta, et tema jaoks ka asendamatu vahend põranda puhastamisel, aga mitte ainult põranda puhastamisel, et saate ka teisi pindasid sellega puhastada. Lõigake väiksemaks, mina lõikan selle ühe pika lehe kas 4 äkki või ja siis tõmbad kas või kappide pealt või nende pindade pealt, mida sa õliga saad, on ju, puhastada. Või seal ei ole nii palju õli seda, aga näiteks ekraan, et ärge puhastage selle õlilapiga, et kõike muud täiesti võib ja kes ei taha kasutada õlilappe, on ju, siis mõtlevad, et see õli on midagi imelikku või midagi äkki rikub ära, et siis on olemas näiteks Lifehide'il on olemas, selle nimi on Clean and Away, on ka tolmu nagu kogumise siuksed lapid, et nendega sa ei pea midagi tegema, need paned lihtsalt endale mopi külge ja tõmbad ära, et ta võtab ka täpselt samamoodi seda mikrotolmu külge, aga õlilapp on minu arvates väga hea näiteks ehitusjärgset koristust teha, et ta võtab selle mikrotolmu ülihästi enda külge. Nii, vaatame korra. Elisa kirjutas, kas tekstiilipesurit saab kasutada auto põhjal, et tõmmata sealt see mustus ära jalamati alt tekstiil. Ja et ta kasutab õlilappi väga palju, super asi remondil järgsel puhastusel. Et ja selle tekstiilipesuriga mina nüüd tegingi, ma enne rääkisin, võib-olla sa ei kuulnud või ei olnud veel siin, et ma tegin ka just selle jalamattide alt selle tekstiili puhtaks, ülihästi tõmbas ära. Mida ma oleks võib-olla teinud, et juhi koha peal, et kui ma sõidan, vaata, minul on automaat, siis need
pedaalid ja vaata vasak jalg nagu on niisuguse puhke koha peal, on ju. Seal mul seda matti ei ole, seal on nagu plastik või niisugune nagu kummitaoline asi on all, et ma oleks selle enne aurukaga puhtaks teinud, et nagu seda surveauru peale lasknud, et ma ei saanud sealt külgede pealt lihtsalt seda nagu lahti, et vaata ta ei, noh, ma ei saa sinna ligi, et võib-olla selle aurupesuriga ma oleks saanud survega sealt äärest ka paremini seda mustust lahti, aga kindlasti saab seda puhastada ja mida ma ei olnud puhastanud veel eelmine kord, oli pagasiluugi see pagasniku siis põhi, mis on ka, tegelikult on ju, seal on vist plastiku peal on nii kerge kangas, on ju, kuigi ma kasutan seal kummimatti, aga ma ei olnud enne siis, kui ma auto kunagi ostsin, siis ma lähinädalatel ostsin ka selle kummimatti, aga ma polnud seda kunagi puhastanud ja nüüd ma puhastasin ja ma sain sealt ka musta vett kokku, et igalt poolt saab, kus siis, mis seda vett talub. Et sellega saate puhastada. Ketlin küsib, kui just peale ehitust just peale ehitust nüüd seinalt kipsitolmu tõmmata õlilapiga ei jää jälgi seinale, mul on just see töö ees kohe-kohe. Mina ise ei ole teinud, aga mees on puhastanud ja ilusti tuleb lahti see kipsitolm, selle jaoks ta ongi ülihea. Et ta ei tohiks jätta mingit jälge sulle, aga noh, alati on see, et mis mustus, mis pinnal on, mis mustus sul on seal, kus on kipsitolm, aga millisel pinnal, et sa pead teadma, mis pind see siis on, mis värv seal näiteks on, et hästi oluline on alati teada, et ärge mingi vahendiga kuskile küürima või mingite svammidega kuskile küürima, kui te ei tea, mille jaoks see võib hoopiski nagu kahjulik olla, et mina ise ka alles selles maailmas nagu kompan piiraine ja õpin seda teadust, mida ilmselt Reelika väga palju juba teab, on ju, et aga minu jaoks on see nii põnev, et kui ma praegu ka õpin seda puhastust, siis ma nagu mul koolipäev lõpeb ära või noh, see koolituse päev ja siis ma olen mingi, oh my god, nii äge. Ja siis me istume Ragnariga, kes on ka puhastuse pealine töötab. Me istume kella 2 või 12 öösel voodis ja räägime pinnakattematerjalidest. See ei ole normaalne, on ju. Aga meil on vähemalt põnev, on ju, et kuidas, mida laminaadi peal võib, mida linoleumi peal ei või. Aga see on nii põnev, et inimesed lihtsalt, ma nägin, et ma pean seda õppima minema, sest et inimesed, ma ei tea, kas nad ei saa aru, millega ma täpselt tegelen, aga ühesõnaga nii paljud küsivad mu käest just koristamisteemalisi ja puhastamisteemalisi küsimusi ja et ise olla rohkem teadlik ja ka endas kindlam, siis ma läksin õppima seda, et kuidas siis see puhastamine peab õigesti toimuma. Ja ülipõnev on ja noh, ütleme niimoodi, ma tulin ka koju, ma mõtlesin kohe nii, ma hakkan kaardistama, mis ruumid, mis pinnad, millal tuleb teha, kui tihti, kõik noh, see oli väga-väga põnev. Või noh, on siiamaani, et ma õpin seda kuni nüüd juunikuu keskpaigani. Nii, vaatame korra veel, mis küsimused on, äkki saame veel edasi ka liikuda. Nii, Hanna küsib, mis oleks kõige parem valge värvitud poorse põranda puhastamisel? Ei saa mustust nii-öelda pooridest kätte. Ilmselt ma eeldan, et see on mingi plaat või ma ei oska sulle täpselt, noh, selles mõttes, kui kellelgi on mingid väga spetsiifilised küsimused enda mingi pinna kohta, kui te teate pinnakattematerjali, värvitud puit, ma soovitan teha mingi pilt nii hästi kui võimalik, et teine inimene, võõras inimene saab sellest aru ja kirjutage puhastuseksperti meeskonnale, et Instagrami või nende meiliaadressile. Ma ei ole küll Helgele ütlenud, et ma alati seda soovitan, aga lihtsalt inimestel on nii spetsiifilised küsimused ja ma ei taha nagu anda seda valet või mingit ekslikku vastust, et kui sul on see küsimus, Anna, ma soovitan sul teha igaks juhuks pilt, hästi selge kirjeldus juurde ja kirjuta puhastuseksperdile, vaata, mis nad sulle vastavad. Et pigem uuri sealt, et neil on kokkupuudet selle puhastamisega ja kogemust. Helgal on, kas oli 26 aastat on see puhastuseksport nagu eksisteerinud, et tema oskab ilmselt väga hästi sulle soovitada. Et ma ise ei hakkaks siin uupi pakkuma, et kuna endal kogemus ka puudub praegult. Nii ja Linda, ma sain just auto jaoks tahaks nii aurumasinad kui tekstiilipesurid siiani renti, aga kodukasutuses minu jaoks see suurim profimasin on natuke ebamugav kasutada ja seepärast tekkis huvi selle pisema vastu. Sul on vist aurumasin ka katsetamises, ootan selle tagasisidet ka väga. Ja, et need ongi hea, kui on see väiksem masin, on ja, aga ma sain ju ka ühe tagasiside ühelt naiselt, kes ostis endale tekstiilipesuri Kärcherist, mis on selle aku peal. Et noh, idee jumala hea, on ja, tema ütles, et tal traktorites vaja kogu aeg kasutada, et idee jumala hea, mina ka ise mõtlesin, kurat, mul jäi ka kuskil mingi riil.
et nii, Kerli räägib meiega, ma panin su mõtte peale, et ma ise mõtlesin ka, et jumala hea variant on ju, võtad, saad ükskõik kus, ei pea kuskile juhtmesse panema. Aga see naine kohe kirjutas mulle vastu, et aku peab ainult nii vähe, ma isegi ei mäleta, kui vähe, aga see oli nagu utoopiliselt vähe. Ja siis ma mõtlesin, ei, et ma tahan ikkagi ju teha niimoodi, et ma saan ikkagi, noh, et ma tean, et ma ei pea kuskilt aja arvelt nagu kokku hoidma, et mul akul saab kohe tühjaks, et sellepärast need aku asjad võib-olla ei ole ka nii head. Aga aurumasin on mul katsetamises, proovisin seda nüüd, pakkisin lahti, aurumasin täitsa, mulle endale meeldib see, et paak käib eraldi ära sealt. Vanal oli see, et paak oli kohe, noh, seesama kollane oli siis, oli jumal 10 aastat tagasi, kui mul Erki alles sündis, et paak oli nagu masina sisse ehitatud, siis see läks mul seal katlakivi täis ja ma saatsin isa juurde mingi puhastusse, et siin ei tohi vett seisma näiteks jätta ja et kõikides nendes masinates ka võtke kindlasti alati vesi välja, et ka kui kellelgi on see Kärcheri põrandapesumasin, mulle ka üks naine andis tagasisidet, ütles, et seal külje peal on siis see väike paak on ju, siuke pisikene, ja ütles, et kindlasti alati tühjenda see vesi ära, et ära jäta seda seisma, et isegi kui sa noh, rullikuid näiteks ära ei vaheta või ei pane pessu, et tahad näiteks homme edasi teha, et võta see paak ära, et temal see paak seal seisis ja masin läks umbe, et ühesõnaga seisnud vesi tekitab ka ju katlakivi. Et siis ta ladestub kuskile ja ei lase nagu seda läbi. Aga ma aurumasinat veel nii süvitsi ei ole katsetanud, ma tahan seda ühesõnaga põhiliselt ikkagi katsetada siin vannitoas, et need vuugivahed, plaadid, need puhtaks saada. Mina jah, põranda peal ma kuidagi praegult veel pelgan seda aurumasinat, olen tegelikult alati peljanud, et ma ei näe pointi. Ma räägin, et see põranda pesemine on ka nagu maailm. Reelika, kuidas sina põrandat pesed? Kodus? No Kui sa seda pesed? no minul on viledotooted endal kõik siis kasutusel, aga mul on ka nüüd, ma tegelikult võtsingi sinult seda õpetust õlilappi, aga mul läheb nagu selles mõttes ajalugu vähe veel sinna, mul oli tulekahju kodus ja mul uuendati kogu köök siis läks nii-öelda, maja oleks maha põlenud, aga nagu pääsesin ainult köögiga, et mul vahetati uus parkett ja noh, sellega on eriti see, et pean nagu jälgima, ma kasutan ka neid õlilappe, aga mul on tegelikkuses need mopid ja siis põrandapesu, ma vabandan, ma ei oska eesti seda, ma ei tea, kuidas see lasta nimetatakse teil, see millega kuivatada. Mõtled seda jah? Jah, just seda ja seda põrandapesu versiooni, seda ja siis seal on mikrofiiberlapid, sest nende mikrofiiberlappidega pääseb nagu nurkadesse, aga kuna mul on kõige võib-olla oskus seda viledotoodetes kõige rohkem, et siis ma kasutan puhtalt neid viletotooteid, aga mopiga ja nende masinatega lihtsalt tahaks veel seda öelda, et see on väga hea point, et vesi ei saa seisma jääda, aga kõik tihendid ja sellised võivad minna niiskusega hallitama, et mul on endal tööalased hästi palju kogemust, et inimesed kallavad selle musta vee ja puhta vee need tühjaks, meil on siis sellised kompaktsed põrandapesumasinad, hästi sellised tõesti väiksed, et saad voodi alt ka teha akude peal muidugi ja nad panevad korgid kinni, aga need lähevad kõik hallitama. Et kui on võimalik kuivatada või ära või pea alaspidi panna, et ja kui need tihendid lähevad, et kõike sellist pikku pudi saab kõik nendele kärheritele, aga noh, see kõik ju maksab. Aga mopiga ja mina valmistan ette mikrofiiberlapid, siis põhimõtteliselt sellise nii palju lappe, põrandapesulappe ja sinna läheb oma siis üldiselt veega, et mul väga kemikaale ei ole vajadust olnud, et kuidagi korda on saadud hoida sellega, aga ja siis, sest siis ongi see, et parkettidega, et mul on oma maja, ei saa liiga märg olla ja noh, ma ei tea, meil on nagu see, et 10 sekundit, et kui sa vaatad 10 sekundit saab ta selline nagu natuke olla, aga ta peab kuivama, ehk siis on nagu õige, muidu kui on liiga märg, siis hakkab imama seda mustust ja tolmu ja kõike sellist asju. Pean kinni ja see on nagu siis tegelikult ka selline, et kiirendab kõike seda koristust ja selliseid asju või nagu kui teil on kogemus, et märja mikrofiiberlapiga jäävad ju jäljed ja siis ajab närvi, et mis mõttes nagu, et need pinnad on, siis see on liiga märg olnud. No, pean kinni. Reelika räägib nii head juttu, lihtsalt võib ma tahtsin küsida, mis sul see kool, et sa õpid seda, et see on kohe puhastuseksperdi kaudu kindlasti käid sa, eks ju? Ja selles mõttes ma lihtsalt õpin nende kaudu, aga no mul on eesmärk on ikka suur, ma tahan teha taset ära, et puhastusteenindaja, juhendaja taset tahan ära teha, et siis oleks ka mingi paber ette ikkagi näidata, et mis ma siin niisama on ja et siis me saame Ragnariga 2 koristushullu olla, et tema teeb ka endal seda juhendaja paberit.
et tal on lihtsalt tööalaselt vaja. Aga jah, et see on, ma ei tea, minu jaoks on nagu vajalik vaata see teadmine, et ma ei tea, sinul on ilmselt midagi olemas. Jah, minul on täitsa see, no meil on vähe teisiti, alati mul ongi nii keeruline nagu, saan kõigest aru, millest räägitakse, aga mida see nagu terminoloogias teil tähendab, aga jah, mul on endal kõik selline nagu põhiosamine läbitud, aga mul on nagu ka, et ma võin ise olla, ma olen ise koolitaja siis samamoodi siin ja ma olen asjatundja rollis siis Helsingi linna all, et sellepärast noh, just selliseid, et aeg on meil ju ka kõigil, et mingi ajaga, et sa ei saa igavesti koristada, et meil kõigil on kiire, lapsed, pere, kodu, töö, kogu aiapidamine, et sellele ei saaks ja see ei tohiks olla nii stressirohke, et mingi hull projekt on see kodu koristamine. No ei tohiks olla, aga nagu Marie on hea näide korrastuskursusest, korrastamisest hakkab koristamine, jätkub koristamine. Sama ja kui ära korrastad, siis on ju ainult pindade puhastamine. Yeah. Kui veel õpid ära selle ka, et pindade puhastamiseks on vaja mikrofiiberlappi ja vett, siis no jumal, see on ülilihtne noh. Et vaata, paljud on ka just küsinud selle põrandapesumasina kohta näiteks või noh, mingite, et kuidas põrandat pesta, siis ma alati küsin, et mis nagu mure sul on ju. Mul väike beebi tahaks kiiresti iga õhtu üle käia. Siis ma nagu noh, ütlen, et okei, ma saan aru, et noh, et kui tekivad maha mingid mustused, muidu ma teeks koht puhastust on ju, lihtsalt mikrofiiberlapiga. Aga mõnel inimesel on ka see koristamine algab tegelikult juba siit ja nagu harjumuste muutmisest, sest et meil ongi see harjumus, ma arvan paljudel, et põrandapesu peab olema selline, et sa vaatad, sa näed, et see on märg. Aga noh, tegelikult on see, et ma olen ka inimestele, ma ei tea, kas ma olen Instagramis päris kirjutanud nagu storydes, aga ma olen nendes DM-ides küll kirjutanud, et kuule, võta nüüd see märg mopp, mine pesa ära ja tõmba selle põranda kuivataja pühkijaga kokku. Sa näed, kui palju mustust seal on ju. Et see märja mopiga pesemine ei anna tulemust, et mina kasutan ka Kärcheri põrandapesumasinat lihtsalt sellepärast, et ma ei peaks füüsilist seda liigutust tegema, noh, et nagu, et ma tahan ju põranda pealt selle mustuse nii-öelda ära saada. Ja mõtlesin, ma ju katsetan, et ma teen ka sellega ära ja tõmban selle põranda kuivataja pühkijaga kokku ja ma näen, et see põrand on ju must, seal on ju mingi kiht peal. Et eks igaüks peab endale need nipid leidma, et see põranda pesemine on täiesti teadus. Minu jaoks üldse see koristamine on räme teadus, see on keemia ja füüsika kokku. Ja noh, ja siis ka psühholoogia, et kuidas kõike tahetakse pähe määrida, et põranda pesemisel ka, nii nagu Reelika ütles, mina ka ei kasuta mingit vahendit, tavaline vesi ja mida, noh, lapp ei tohi olla märg, et see on nagu kindel, et mida vähem märg ta on, ühesõnaga tehke ta nagu just selle pointiga, et sa näed, et ta kuivab kiirelt ära, sest siis ei teki sinna ka seda mustust peale ja ei ladestu neid kihte, sest et siis on ka hea valge sokiga kodus kõndida. Ma ei tea, kes on veel valge soki hull, mina olen. Et mina käin küll valge sokiga, siis samas ongi hea kodus vaadata, selge, põrandad vajavad pesemist, kui need hakkavad mustaks minema, on ju. Aga mina kasutan põranda pesemisel, noh, kas siis seda Kärcheri masinat, kuna ma katsetamise pärast juba kasutan teda, või siis seda põranda kuivataja pühkija, Reelika õpib ära, on selle nimi. Selle külge siis saab ka panna, siin on mingid nagad, on ju, kuhu mikrofiiberlapp hästi kinnitub, et siia peale saab panna selle lapi, millega tõmmati, siis ta tõmbabki hästi nagu vastu maad, kogu aeg seda mustust ära ja siis lappi saab kogu aeg nagu, või noh, seda talda tõstad lapi peal edasi, et sul on kogu aeg puhas pind, millega siis puhastada. Aga ma nägin nüüd seal puhastuseksperdi koolitusel, et on üks taoline, kas see oli äkki Sapaksi oma, et tal on siin siuke metallist osa veel, et ühesõnaga saaks panna nagu mikrokiud lapist on tehtud nagu siuke sokk, ehk siis nagu toru on ja selle nagu siia peale panna, et sellega on nagu hea, et sa ei pea selle lapi lahtise otsaga siis nagu mässama, et seda ma vaatasin, see on üks asi, mida ma tahaks endale saada, et ma pean endal selle muretsema, ma tahan seda ka katsetada, et see tundus nagu parem variant. Aga muidu on mul tavaline see haakuv mopp, mille külge läheb mikrofiiberlapp ja mul on siis, et ma siin ei kolista, ma lihtsalt näitan, see on mul vaiba külge kinni jäänud. Võtkus haakus kinni. Et mul on ühesõnaga lihtsalt see teleskoopvars ja siis on see haakuv mopp, ehk siis see, et siin on need krõpsud, mis jäävad kinni ja siia ma põrandapesuks panen siis selle mopikese ja no üks asi on kindel, Reelika, on, et me ei pane kunagi mikrofiiberlappi vee alla.
et niimoodi me asju märjaks ei tee, on ju, et ärge seda tehke, sest ta läheb liiga märjaks. Et niisutada teistmoodi, kas käega, kas niisutuspudeliga. Ja, aga see on veel hea, et kui enne tuli juttu sellest õlilapist, ma korra vaatan vahepeal ka veel keegi midagi kirjutanud on, et kui tuli õlilapist juttu, et siis kui kellelgi on selline mopp või midagi, või mopitald või midagi taolist, et siis õlilappi on väga hea kinnitada. Või vaadake üldse, te ei pea endale alati minema ostma asju juurde, kui ma räägin korrastamisest, et mingit, te ei pea minema karpe kohe juurde ostma, et vaadake ka koristamise puhul, et mis vahendid teil on, et võib-olla on mingi selline mopitald, kuhu te saate õlilapi kinnitada, et ühe otsa saate kinnitada ja siis saate kogu aeg edasi tõsta seda. Et ei pea minema ostma juurde, sest ega need otsikud ei ole nagu ka odavad, on ju, aga noh, kui ostad ühe korraliku, siis ju kestab kaua, et pead hooldama ja kui nüüd rääkida korra sellest hallitamisest on ju ja hallitusest on ju, mis Reelika ütles, et siis vaadake selle, kellel on need, kas sellised kuivatajad või on need klaasikuivatajad, mis iganes, et sellised kuivatajad teil on, et mis on kummist, et see, kui on selline, siis ärge pange teda nagu niipidi maha kuivama, sest esiteks see on vastu maad, minul on see nagu veekujulisega, te vist näete, et siin on niisugune vahe sees, et see läheb esiteks laiali ja siis ta on vastu seda niisket pinnast ja tekib see hallitus sinna väga ruttu. Ja teiseks ka vaata need vahed siit kõik, et need mustused aeg-ajalt, noh, igapäevaselt ma just enne seda kohtumist siin pesin ta kiirelt puhtaks, sest et me kasutame seda iga õhtu, mina ei kasuta, aga Ragnar kasutab pärast duši alt tulemist, tema tõmbab kõik põranda puhtaks sellega ja ikka jääb siia ju, ma ei tea, juuksekarvad, muu tolm koguneb peale, et aeg-ajalt puhastage ka neid vahendeid, millega te enda kodu nagu puhastate ja samamoodi need masinad on, et ma olen rääkinud küll, et nõudepesumasineid ja pesumasinaid puhastage ja peske, et aga ka needsamad ma ei tea, tekstiilipesurid, aurupuhastid, põrandapesumasinad, et noh, vaata ongi miinus, et kui inimene tahab näiteks kiiret põrandapesu, et mõtleb, et noh, see Kärcheri masin nagu, jumala hea ära teha, aga mõtlege selle peale, et sa pead millalgi võtma aja, on see siis, ma ei tea, nädalas korra või ma ei tea, kuidas seda kasutad, aga mina näiteks iga kord, kui ma olen seda kasutanud, pärast seda ma võtan selle aja, selle 10-15 minutit, kus ma rahulikult kõik otsikud võtan lahti, kõik asjad puhastan ära, käin veel, kuivatan ära, sest ikkagi see tolm koguneb nagu igale poole, on ju. Et mida paremini te enda asju hooldate, seda kauem need vastu peavad. Vaatan, Heidi kirjutab, mina pesen põrandaid Norvexi mikrokiud mopiga, pihustan vett põrandale, tõmban õrnalt niiske kiud mopiga, mikrokiud mopiga üle. Põrandaid ei tee kunagi väga märjaks, kasutan ka ainult vett pesemiseks. Okei, no mina jah, pigem sinna maha ta ei paneks seda vett, et tee ükskord mopp puhtaks või mopp nagu niiskeks ja siis peseks nagu mina, et kui noh, Reelika rääkis, et parkett on ja mina kunagi, kui ma lasteisaga maja ehitasin, läksime, ostsime ka parketti ehituspoest ja noh, siis ma ei teadnud koristamisest ja korrastamisest veel vähe midagi ja läksin siis selle mehe juurde, kes seda müüs, küsisin, et okei, et aga noh, et mis materjal see on, et millega nagu pesta võib, siis ta vaatab mulle otsa, ütleb, et ei, parketti ei pesta. Siis ma olen siuke, kuidas ma seda puhastan siis, noh, et noh, tegelikult on õige, et mida vähem seda vett on, seda vähem ta sinna kuskile nende puidu vahele läheb, on ju, et ta ei riku seda põrandat täitsa ära. Nii, Elisa kirjutab, üks variant on nii, et mopiga kammid mustuse ühte kohta ja pärast kuivastades tõmbad Dysoniga prahi ära. Kas Kärcheri masinal on mõtet, kui on vähe põrandapinda, mida saab mopiga teha? Ma ei oska sulle selles mõttes, noh, mina, kui ausalt ütlen, mina ei oleks võib-olla seda masinat läinud ostma, ma oleks tahtnud enne katsetada ja siis, kui ma oleks näinud, et ahah, jube hea asi, lähen ostan, on ju. Et ma ise mina ei pese kodus põrandaid üldse tihti. Siis, kui on külalised ära käinud, siis ma käin nagu põranda üle, on ju. Ja nüüd ma teengi seda lihtsalt sellega, ma teen Kärcheri masinaga ära, aga põrandakuivataja pühkijaga tõmban selle vee kokku, sest ma lihtsalt näen, et see põrand on must. See masin võiks tõmmata rohkem sisse. Ma ei ütle, et see on halb masin, aga mina nagu vajan, et ta võiks nagu rohkem seda vedelikku sisse tõmmata, sest ka nagu Dysonil on ka ju siuke mudel, millega saad ka tõmmata seda tolmu sisse ja samas saad ka pesta, on ju. Et noh, ma ei tea, masinatesse selles osas, noh, seal põrandapesumasinasse nii palju usku ei ole, aga ülihea variant, kui sul on väga palju kivipõrandapinda, sest sellega sa saad lihtsalt selle põranda väga ilusti puhtaks, noh, sealt pealt selle kummilapiga ma olen ka tõmbanud, sealt mul seda mustust niimoodi ei tule, on ju, kui mul tuleb parketi pealt. Et kui sul on võimalik kuskil katsetada seda Kärcheri masinat, kellegi käest võtta laenuks, siis võta laenuks. Kui sa oled kuskil Pärnus, siis ma võin sulle seda laenata, saad katsetada kodus. Aga mujale on ilmselt raske nii-öelda rentida.
Nii, ja Laura kirjutab, nüüd läks põrandapesu ikka keeruliseks. Kas sa saaksid lühidalt kokku võtta, kuidas sina pesed põrandat? Nii-öelda täispesu. No nii. Ühesõnaga, võtan mopi, kui ma pesen nüüd selle mopiga, võtan mopi niisutan ära niisutuspudeliga. Niisutuspudel on niisugune asi, kes ei ole näinud. Mul on siin praegu hape sees. Mul on köögis samasugune kraanikausi kõrval, kus on lihtsalt vesi sees. Siin on hästi väikesed augud sees. Seda niisutuspudelit saab puhastus impordilehelt tellida. Nende e-poest maksab äkki mingi 4-5 eurot. Aga selle nagu võlu ongi see, et siit tuleb nagu hästi vähe seda vett välja, et sa ei tohiks panna mopi vee alla, sest siis ta saab liiga märjaks. Ma niisutan selle mopi ära, et kärtsutan siis niimoodi kokku, on, et see vedelik saaks siin ilusti laiali minna. Panen mopi talla alla ja siis lihtsalt pesengi ta puhtaks. Kui sa nüüd tunned, et sa võiksid endale teha seda šokiteraapiat, et näha, kas su põrandad on mustad, siis ma soovitan, et tee see mopp hästi märjaks ja pane vee alla, tee märjaks ja siis hakka sellega pesema, tee mingi, ma ei tea, meeter korda meeter ära, võta see põranda kuivataja pühkija või see klaasi, tasapinna kuivataja või klaasi kuivataja, kuidas keegi seda nimetab, kui sul on selline kaabits olemas ja tõmba sellega kokku. Ma tegin endale seda šokiteraapiat mingi aeg, kui siin ise sain sellest teadlikumaks, et kui must võib põrand olla, et ma käisingi põlvili, pesingi, ma võtsin lihtsalt selle lapi, mis oli märg, tegin märjaks ja tõmbasin kummikaabitsega kokku ja siis ma saingi aru, ahah, põrand ongi must, on ja. Et sa pead ise seda nägema, et seda šokiteraapiat on endal teha, aga muidu jah, lihtsalt tavalise veega niisutan talla otsa ja kui on vaja, muidugi ongi, tõmba selle põranda kuivataja pühkijaga veel pärast üle, et siis sa nagu näed, et kas põranda pealt tuleb seda musta vedelikku või tuleb valget vedelikku, aga nagu koristamise üks alustala on see, et tuleb kuivatada, nii et ma igatahes soovitan mitte teha märja mopiga või siis, kui sa nagu teed, tõmba see vedelik kokku, et kes mind on ka kauem jälginud, siis teab, et ma näiteks iga õhtu me käime Ragnariga dušel ära, me tõmbame kõik need kaabitsega kõik plaadid puhtaks, põranda puhtaks ja mikrofiiberlapiga teeme ka selle dušisegisti kõik üleni kuivaks. Ja kusjuures eile õhtul ma saingi talle öelda, ma läksin pesema ja siis ma ütlesin, kuule Ragnar, sa eile unustasid nagu kuivatada selle, need kroomitud pinnad on ja, et oli vä, unustasime, seda juhtub üli harva on ja tema lihtsalt läheb alati viimasena, sest mul on see kaval, vaata, ma olen esimesena, ma ei pea pärast koristama või kuivatama ja siis me nagu arutasime kaks koristusfriiki on ja, et mõtle, kui me ei kuivatakski, siis meil oleks nädala ajaga oleks juba see, et mine hapvega ligi on ja, või et sa ei saa seda muidu lahti. Et kraanikausi segisti ongi nagu see, mis mind ennast häirib, et ma tahaks nagu iga kord pärast kasutamist ära kuivata, et ta kogu aeg läigiks, et ikka tuleb sinna pritsmeid ja seda nagu siin 6-liikmelises majas on väga raske kontrollida, et iga kord nüüd, kui sa käid käsi pesemas, kuivata enda järgi ära, et selle puhul ma nagu ei nori. Nii, Katrin kirjutab, ma olen näinud, et sa pesed lapid pesumasinas, mis kuumusel sa seda teed? Ühesõnaga mikrofiiberlapid, mitte ühe sõnaga, ma ütlen mitme sõnaga, see on mu mingi parool lihtsalt. Mikrofiiberlapid, jah, tuleb pesta pesumasinas 60–90 kraadi. Reelika, ma tean, paneb ka kuivatisse, on ju reelika, paned sina ka kuivatisse. Minul kuivatit ei ole, mina panen lihtsalt 60–90 kraadi. Soovitan mitte kasutada valgendajaid, pesuloputusvahendeid ja mitte pesupulbreid nende pesemisel, ehk siis selles pesuvahendis, millega sa pesed, ei tohi olla sees tseoliiti. See on siuke aine, mis nagu seob, tekitab sellel pesupulbris tavaliselt on see, et tekitab mahtu juurde ja ta rikub selle mikrokiud kanga ära, ehk ta pärast ei tööta nii hästi, kui on vaja. Ja mina siis pesen neid nende Dr. Beckmanni pesulehtedega, et kui sa oled näinud, et ma väga turvaline on kasutada pesukeeli, sest seal ka ei ole, aga see tseoliit on see aine, mis, kui sa oled kunagi pesnud näiteks musti, ma ei tea, pükse või teksapükse, siis kui sa oled näinud, et valged randid jäävad pükste peale või riiete peale, et siis see on see tseoliit, mis ei ole nagu välja tulnud ja ilmselt siis sa oled kasutanud pesupulbrit, et nendest tavaliselt on. On sul Reelika lisada midagi mikrokiudlappide pesemise kohta? Jah, mina pesen põranda ja pinnad, siis lauad, mida ma käsitlen nagu pindadena eraldi, et ma ei sega, kuigi jah, võiks mõelda, et 90 kraadi, jah, 60 võib alustada, aga mina nagu käsitlen. Ma kuidagi nagu ehk psühholoogiliselt on see, et ma pesen põrandaid ja sama mikrofiiberlappi pesen
millega ma pindasid teen, ehk siit tekib vähe selline, et ma lihtsalt olen sihuke väike hügieenifriik ka. nii, no mul on see kiik sellega, et ma üritan sellest nüüd selle puhastuseksperdi koolitusega üle saada, et pesta WC-potti ka mikrokiudlapiga ja kas ma siis peaks nagu 3. pesukorra tegema või? Noh, et nemad panevad kõik korraga pessu, vaata, mul on ka see kiiks, et kuidas ma nagu panen selle mikrokiudlapi, millega ma pesin vetsupotti, noh, väljapoolt ja niimoodi, ütleme, ääred ikka ju puutub seal kokku, et nende asjadega, millega ma puhastan võib-olla köögitöö tasapind, on ju. Aga noh, see on meie kiiks, Reelika. Sellest peab aga üle seal on saama. temperatuur, sa ei pese alla 60, mina pesen 90-ga, noh, lihtsalt Jah. seal on see, et see mikrofiiberlapi eluiga ei ole lihtsalt see, aga noh, näiteks kui on väiksemad kohad, no meil endal tööalaselt on 3 eri värvi koodi nii-öelda, kollane, punane, sinine, noh, ja kui sul ongi neid lappe, ega meil koduses majapidamises ei tule neid ju 10, 10, 10, et siis ongi see, et neid saabki pesta selles nii, Marie, vetsupoti lapi, köögipinna kasutamiseks mõeldud lapiga koos ja näiteks siis just ongi 90 kraadi, aga mina hoian põranda eraldi, ma ei taha pesta koos. No selge, thanks, et jagasid. Nii, oota, kus ma jäin? Heidi kirjutas, mina panen ka kuivatisse mikrofiiberlapid ja pesen kõrgel kuumusel. Ja veel Kairid kirjutas, et tema peseb ka pesulehtedega ja talle meeldivad need pesulehed, aga Laura küsis, kas sa Kärcheri rullikuid pesed peale igat kasutuskorda, väga hea küsimus. Ma soetasin lisaks tekstiilipesurile ka põrandapesija ja muidu väga rahul, kuid ainus totter asi on see, et veepaak on 40 milli ja musta veepaak on 200 milli. No mul ei tule üldse see paak sealt alt täis, selles mõttes, no ma võib-olla ei kasuta ka nii palju või nii tihti, et aga näed, sa saad enda jaoks selle miinuse nagu kätte, on ju. Et aitäh, et sa jagasid seda miinust, aga nende Kärcheri rullikute kohta, need on ka mikrokiud rullid, on ju, kellel iganes see masin on. Minu masinal on 4 rulli, osadel masinatel on 2 rulli ja mina pesen neid põhimõtteliselt, jah, ikkagi kui ma olen nagu ära toimetanud selle masinaga, kui ma pesen ka masina ära, siis ma pesen ka rullikud ära. Ma teen seda niimoodi, et ma kõigepealt lihtsalt loputan nad nagu kraani all ära, et saada see lahtine võib-olla mingi mustussodi sealt kätte, mida võib-olla masina need harjased ei ole võtnud. Ja sama ka ütlen, et kui sul on mikrokiudlapid ja sa kodus, ma ei tea, võib-olla puhastad, noh, vaata tolm ja kõik on ja jääb sinna kiu külge ka, et on olemas siuke kummist hari, oota, ma lähen toon kohe, näitan ära. Ka puhastusimpordis olemas on selline kummist hari, ühel pool on väiksemad harjased, teisel pool on nagu tugevamad harjased, noh, pehmemad ja tugevamad, et sellega mine lihtsalt õue ja käi kõik need mikrokiud lapid lihtsalt üle, et sa saad selle lahtise mustuse lahti, et sa seda nagu masinasse ei paneks pesema. Et sellepärast ma ka need rullikud teen lihtsalt kraani all, loputan ära ja siis ma ei pane neid rullikuid lihtsalt pesumasinasse, sest ka keegi jagas mulle seda infot ja üliloogiline tundus, see rullikute sees on plastik ja niisama neid masinasse pannes trummel hakkab ju nagu noh, lihtsalt ringiratast käima, ta kahjustab seda. Mina kasutan, mul on sellised rinnahoidjate pesemiseks mõeldud pesukotid, mis on siis natuke nagu polstriga, ta ei ole tavaline pesukott, aga ta on nagu üks paksemast sellest materjalist, et ma panen sinna sisse, ühte panen 2 ja teise panen 2 ja siis ma panen selle luku, noh, ilusti pean kinni panema ka, et see lukk seal pesu, noh, selle rapsides nagu lahti ei tuleks ja panen niimoodi pessu ja samamoodi kõikide nende mikrokiudlappidega, et aga kes ei taha pesta mikrokiudlappe eraldi pesuprogrammiga, noh nagu näiteks Reelika teeb Vapsi 2 pesu seda korda, on ju, siis te võite pesta neid ka enda tavapesuga, aga siis tuleks panna pesukotti, et see mikrokiud ei tohiks, ma ei tea, puuvilase või mingi muu kangaga kokku minna, et siis see tekstiil, noh, tema see kiud muutub, et tema efektiivsus pärast nagu ei ole sama, mis ta oli enne. Et kui te ei taha pesta eraldi pesukorrana, siis pange teiste pesudega koos, aga pange need mikrofiiberlapid pesukotti ja erinevaid pesukotte on erinevas mõõtudes olemas. Et minul on mingi Lifehide'i mingi komplekt, kus 2 tükki on väikest ja 1 on mega suur, et sa saad sinna juba kõik need pesulapid, ma arvan, panna. Issand, te nii palju kirjutate, meil on täna nagu 6 minuti pärast ma eeldasin, et me peaks lõpetama, aga vaatame, kui kaugele me jõuame. Nii, Katrin kirjutab, see pesuvahendite eemale hoidmine on väga hetkel keeruline. Mul uus masin, mis doseerib ise nii pesu kui loputusvahendit ja ma ei tea, kas seda saab välja lülitada, peaks Euronixist uurima. Kindlasti uuri, kindlasti sa saad kasutusjuhendi
masina kohta, eestikeelsed on olemas netist, peaksid olema ingliskeelsed, et võtta see kasutusjuhend ette, masina kasutusjuhend ja proovi sealt, et ja kui te mikrokiudlappe pesete, siis arvestage ka seda pesuvahendi doseerimist, mitte nii, nagu sa paned tavalise pesukorra puhul, vaid mingi pane 50% või 25%, et kui mina panen mingi, tavaliselt ma korjan kõik mikrofiiberlapid siia kasti sisse, siin on pealkirjas mikrofiiberlapid mustad, siis ma nad teen selle harjaga üle, see hari on ka mul tavaliselt siin ees, ma teen selle harjaga need üle ja ma panen masinasse, aga see ei ole, see pole poolt masinatki, siis ma võib-olla panen mitte, muidu on need pesulehed on ja kus keskelt käib pooleks, mitte seda poolt ma ei pane, vaid ma panen sellest ka pool, et ärge doseerige üle, et pigem pange vähem kui rohkem, sest see ületoseerimine, ükskõik ka puhastus nende lahuste tegemisel, ainete lahuste tegemisel, et see ei ole midagi head. Et uuri kindlasti seda, Katrin, ja. Nii, Linda, kas sa oskad öelda, kust see rinnahoidjate pesukott seotud on? Oskan küll, see oli, ma arvan, 15 aastat tagasi magasinipoest, kui siis oli veel see magasinipood. Aga ma arvan, et kui sa viskad kuskile netti sisse rinnahoidjate pesukott või midagi, siis kindlasti midagi tuleb välja, et lihtsalt oli hea selle pointiga, et tal on see pehmendus on ka veel ümber nagu. Või pane kas või tavalisse pesukotti, pane, ma ei tea, mikrofiibri sisse, ma ei tea, kui palju ta siis puhastab, et mul oli endal olemas see ja ma katsetasin. Nii. Jyskis müüakse ka, Jyskis on neid erinevaid pesukotte ja neid pesutennispalle ja mida iganes, Jysk. No vot, näe, Reelika, kuigi sa oled Soomes, siis sa oskad meile infot anda. Nii, Linda küsib, kas see hari, millega teed üle mikrofiiberlapid on kummist või mis muu materjal? Jaa, kummist, et väga hea. Mitmeid erinevaid variante on ilmselt müügil, aga mulle meeldib see, et ühel pool on see peenemad need harjased, teisel pool on nagu tugevamad, paksemad harjased, et siis saad vastavalt sellele mustusele, et kui on mul tolm, siis ma teen selle nagu selle väiksemate harjastega, pehmemate harjastega ja kui on mingi muu sodi või midagi jäänud, siis ma teen selle paksema sellega. Nii, Elisa küsib mopipesu põrandalt, kui mikrofiiberlapp, pesulapp on niiske, siis kuidas ma seda üle kasutan, kui lapp saab mustaks, kas ma siis seda topelt kasutan, kui ma kas ma pean selleks uue lapi võtma, et lapp oleks igakordselt niiske? No vaata, sellepärast olekski hea kasutada seda põrandakuivataja pühkijat, et sa saad ühe lapiga tegelikult väga suure pinna puhtaks teha. Et see loogika, mis nagu minul on ja, et siin, kui sa pesed sellega, siis tegelikult nagu mustaks saab ainult see äär, millega sa seda liikumissuunas sa teed. Sest et see siit saab nagu mustaks, et ta võib, sul siit ka tunduda, et ta läheb mustemaks, et sul tuleb põranda pealt ära, aga tegelikult ülihea variant on, et selle põranda kuivataja pühkija külge panna mikrofiiberlapp ja sellega puhastada ja jälle mingi sentimeeter kogu aeg edasi lükata niimoodi, et mida liigud, siis tõstad jälle nagu edasi. Nii. Hanna, veidi teemaväline, aga tuli pesu pesemisega meelde, mida soovitaksid kuivatisse panna, et pärast pesule kuivati lõhn juurde ei jääks uus kuivati. Jään vastuse võlgu, sest et kunagi mul oli kuivati, aga mul nüüd enam ei ole kuivatit. Ma ei tea, Reelika võib-olla oskab öelda. Reelika kirjutab midagi meile. Et see kuivati, jah, mul endal on nagu pesumasin kuivati koos, aga ma ei kasuta seda funktsiooni. Temperatuur on liiga kõrge või siis jääbki see kuivati lõhn juurde. Ahah, nii et temperatuur väiksemaks? Jah, või siis see, kui on liiga kaua nii-öelda ta ketrab seda seal sees, et mina olen nagu nendega ka mänginud, et temperatuur, ja see, et 100%, seal saab seda nii-öelda optimeerida, seda kuivati nii-öelda, et kas sa tahad näiteks ju selliseks saada, et triikida pärast, et mul on nagu selline kuivati, et ma nagu selle järgi ise otsustan, aga mikrofiiberlapp on see, et sa võtad sealt, aga jah, kuivati lõhn üldiselt jääb, aga temperatuur on olnud liiga kõrge, sest mikrofiiberlapp siis see jääb nagu tunda ja vähendada temperatuuri näiteks. Võid pesu seda kuivatusaega näiteks. Aeg ja temperatuur. Nii, ja Hanna ütles, aitäh, aga palun. Meil on 2 spetsialisti täna kohal, kui spetsialist mina siin olen, Reelikal on rohkem kogemust. Mina räägin lihtsalt enda kogemuse pealt. Aga me oleme põrandapesu, me oleme suutnud sellest natukene rääkida täna. Peseme ühesõnaga veega, ärme kasuta vahendit, vaadake endale väga hea vahend, millega pesta,
ühesõnaga kõik need mopid, lapid, sest et õiged töövahendid, mis teevad elu lihtsamaks ja vähendavad seda, et see koristamine ei oleks nagu füüsiliselt raske ja ajaliselt ei võtaks nii palju aega, et see õige varustus on ka nagu võti. Aga tundub, et me köögi korrastamiseni täna ei jõuagi. Ma korra vaatan veel, mul oli paar küsimust, mis oli nagu must have vastata. Remondijärgne koristus, palun, kuidas, mis vahendid, tarvikud, üsna pea ees see töö. No remondijärgne koristus ongi, et õlilapp soovitaksin mina. Paned talla otsa, teed seinad puhtaks, laest, saad lihtsalt tolmulapina kasutada, et sellest tolmust lahti saab väga hästi selle õlilapiga. Nad ei ole ka üldse väga minu meelest kallid, et neid on erinevas hinnaklassis ja ma ei mäleta ka, palju see üks lapp nüüd maksis, ma millalgi arvutasin selle välja, aga enam ei mäleta, aga mingi 25 pakk on äkki mingi 4-5 eurot või soodukatega on 3, et oleneb kust osta. Ma tahaks siia kommentaari veel öelda, Ja. et suhtuge hästi tõsiselt remondijärgse tolmu eemaldamisesse, sellepärast et kui see on ülipeen tolm ja kui see kopsu või see satub meie organismi sisse ja see on ülikahjulik tegelikkuses, et hästi tõsidusega, et need pinnad, kõik kohad, praod, vahed, nii palju kui on võimalik. Et võib ka olla nii, et ei näe seda, aga et see koristamine pärast remonti, kus selle tolmu eemaldamine on ülioluline, et kohe kindlasti panustage sellesse aega, sest te hingate sisse seda hakkab igalt poolt tulema ja seda tuleb veel siis, kui elu nii-öelda käib juba seal, siis sealt prao vahelt igalt poolt hakkab tulema, et astmad, köhad, kõik nohud, tolmud, mis tulevad, et kasutage kindlasti selleks aega rohkem. Ja muidugi nipp on ka see või täiesti tõsine soovitus, et remondijärgses koristuses, kui on seda tolmu hästi palju, on, et alusta ikkagi ülevalt, et ja nagu kui sul on ruum, et siis ülevalt pindadelt enne ja siis liigud allapoole, sest tolm ju vajub, et ära hakka enne midagi altpoolt tegema ja siis lähed üles võib-olla, ma ei tea, lampi puhastama, et vaata kõigepealt ülevalt ukse liistude ääred, ukse ääred. Minul on ka näiteks kodus on uksed, millel on nagu süvitsi sees need puidust ääred, et alati, kui ma tolmu tõmbama pean, sealt pealt ka tõmbama, et sellised kohad ka, kuhu see tolm koguneb, et liigu ka ülevalt alla, koristusjärgses selles puhastuses on ta nagu lihtsalt väga hea jälgides seda mikrotolmu, sa kohe ei näe, et ta langeb, on ju. Nii, keegi veel küsis, kus neid õlilappe saab. Minu kodulehekülje peal www.meieeluilu.ee on otsingumootor, sealt te leiate igasuguseid erinevaid blogipostitusi, mida ma olen kirjutanud. Sinna võite sisse lüüa ka näiteks õlilapp, mul on tehtud selle kohta pikem postitus ja seal on ka kohe, ma panen ka alati mingeid linke või asju, kuhu ma suunan, aga muidu neid õlilappe tüüpkoht on Decora e-pood, kust sa saad kas McLeani või Esta omasid ja tegelikult saab neid igast poodidest, et näed, keegi kirjutaski, et Coopist, et neid on nüüd nagu juba rohkem liikvel. Et põhilised, mida mina olengi näinud, ongi 2 brändi, on see kollane on see McLean ja oranž on siis Eesti firma see Esta. Aga eks ise pead katsetama, mis materjal sulle meeldib ja mis värv või mis lõhn sulle meeldib, et nad on natukene erinevad. Nii, see on remondijärgne koristus ja muidugi on võimalik see, et võta endale teenus sisse ja tehakse sul korda aga siis ole ka kindel, et teenus on hea, mida sa endale tellid, et saad lihtsalt kolida sisse. Nii, on veel küsimus, palun head nõu, kuidas ja milliste vahenditega hoida korras vannitoa niinimetatud klaassein, plastiksein. No mina kasutan põhiasjana kuivatamist ehk pese 1 kord puhtaks ja siis igapäevaselt või iganädalaselt, ma ei tea, kuidas seda seal kasutad, kuivata seda pinda. Et nii nagu ma rääkisin, meie teeme Ragnariga vannitoas pärast igat õhtust dušel käiku, teeme kõik need keraamilised plaadid, teeme kuivatajaga puhtaks, selle tasapinna kuivatajaga ja ka mikrofiiberlapiga käime selle duši segisti üle, siis see on nagu väga suur võit juba, sest esiteks ei teki neid niresid, ei teki neid jälgi sinna segisti peale, meil on see kroomitud, et sealt ta paistab välja, midagi ei ladestu kuskile ja on teda hea nagu vaadata igapäevaselt, on ju, ja siis tegelikult ongi
vähem suur ettevõtmine on see happega puhastamine sellisel juhul, et kui sa teda tihti hooldad, kuivatad, siis sa ei pea võtma seda suurt koristamist ette, et nüüd ma hakkan seda dušinurka puhastama, onju. Aga muidu mina puhastan ikkagi seda happe, mis vajab hapet, onju, ehk siis dušinurka. Mina puhastan ikkagi selle Sun Cleaneriga, no juba aastakümneid ma peaks ütlema. Kunagi mul sõbranna tõi mulle selle, ütles, et kuule jube hea vahend, siis ma ei osanud seda kasutada ja siis ma nüüd aastatega olen seda õppinud kasutama ja nüüd ma mõtlen ka, et ma vist doseerimise pean ka üle vaatama, et kuidas ma seda täpsemalt doseerin aga ta toimib ja mis mulle meeldib, ta ei lõhna. Et minu jaoks on see oluline, et ta ei lõhna lihtsalt. Kas sa olete kasutanud veeta pesutooteid, on neist abi? Mina ei ole kasutanud, kui keegi on kasutanud, andke märku. Mina ei ole kasutanud, ma väga nagu ei katseta ka, et see, mis on see hape, siis ma jään Sun Cleaneri juurde, et te võite mulle siin pakkuda ja teha mida iganes on, et aga ma ütlen küll, et okei, sa võid mulle selle anda, aga ma tean, anna mulle mingi väike kogus, et ma tõesti katsetan, aga minu jaoks esimene asi on see hais või see lõhn, on ju. Et nii nagu ma näitasin selle tekstiilipuhastusvahendi kohta, et mul on oluline see, et see asi ei lõhnaks. Aga kui keegi on seda veeta pesutooteid kasutanud, võite praegu chati Monikale kirjutada või võtta mikrofoni lahti, et jagada kogemust. Ilmselt Reilikal, Liinal ja Katrinil ei ole kogemust. Muidu vist oleks tulnud midagi. Et mina ka üldse ei tea sellest midagi, aga neid brände on nii palju ja kui sa küsid, et klaassein, plastiksein, hästi oluline on alati see, nagu ma ütlesin, et mis materjali peal sul see mustus on. Et vaata kindlasti, mida see materjal kannatab. Et kui ma olin näiteks seal koolitusel, siis mina kokkupuude marmoriga täiesti puudu, ma panin enda Instagrami story'sse ka seda, et kuidas me panime happe marmori peale ja kuidas ta kohe hakkas seda söövitama, et jumala eest ärge rikkuge enda mingeid pindasid ära, mõtlete, et panen selle aine peale ja veel hullem, kui te panete ühe aine peale, näete, et see ei toimi, ärge pange järgmist kohe peale, kõigepealt loputage ära, neutraliseerige ära ja pange siis nagu katsetage uut, et ka tekstiili puhul on see, et kui te panete näiteks diivani peale ühte ainet juba, teete seda puhastust ja vaatate, kust ikka plekk maha ei tule, näiteks lihtsalt hõõrud selle harjaga, ikka plekk maha ei tule, ära pane siin enne seda uut ainet peale, kui et tõmba see tekstiilipesuriga lihtsalt ära. Linda küsib, mis vahendid ma tekstiilipesurit kasutuses pihustan, siis ma näitan veel kord, aga video on ka pärast järelvaadatav YouTube'is, et alati ma hakkan neid salvestama, neid vestlushommikuid, aga ma kasutasin Saniteki mogu ette. Seda, kui Google'isse viskad, siis ta näitab sulle kohe selle vahendi ja kuskilt puhastustarvikute poodidest. Nii. Ja üks küsimus oli remondijärgse puhastuse kohta veel. Kõik teevad remonti, ma olen tunne. Nii, kui asjad on lahtiselt, kus remont on käinud, kuidas tõhusalt üle puhastada? No jällegi, kui kannatab pind, siis võta, mina ütleks see õlilapp on ja kui ei kannata, näiteks mingid ekraanid, siis mikrofiiberlapp. Kraanikausi äärne puhtaks saada katlakivist sooda ja äädikas ei aita. No siin on jälle küsimus, mis materjalist sul see kraanikauss on. Kas ta on sul see Franke kivivalamu, on tal sul see metallist nii-öelda valamu või on ta sul, mis ta nüüd on, see keraamika, et oleneb, mis materjali ta kannatab, et kõige olulisem ongi uuri välja, mis materjal ta sul on. Ja kui on väga spetsiifiline materjal, mida sa puhastada tahad, siis nagu ma siin juba kellelegi, ma ei mäleta, mis nimi oli, kellelegi soovitasin, et kirjuta sinna puhastuseksperdile näiteks või võta mingi puhastuseksperdiga ühendust, kellele sa saad nagu kindel olla, et tema soovitab sulle õiget asja. Sest ma näen nii palju seda, kuidas inimesed on koristajad, aga mitte puhastusteenindajad. Et ma ei taha öelda, et koristamine või koristaja on nagu halb, kuidagi negatiivne, aga mulle tundub see, sest et see koristaja võib olla ükskõik milline tädi Maali sul on ja, aga kui sul on puhastusteenindaja, kes on seda asja õppinud ja kes teab ja on nagu kindel, et jah, marmori peal sa ei või hapet kasutada, siis sa saad sellel olla kindel. Et nii palju on neid puhastusteenindajaid, kes siis teadmatusest teevad seda tööd, et ei oma mingit teadmist, veel vähem mingit sertifikaati, mingit koolitust pole läbinud. Et kui sa ise ka ei ole kindel, siis pigem ära kasuta, uuri enne, kui sa hakkad koristama, sest sa võid lihtsalt mingid asjad ära rikkuda. Mina ka näiteks seal samal koolitusel tuli jagada enda mingeid asju, mis sa kunagi valesti teinud on ja, või sa tead, et näiteks mingi juhtum, mis on toimunud, siis mina jagasin seda, kui ma laste isaga koos elasin, meil oli dušinurk, see, kus uksed käisid nagu kinni ja said lükata klaasuksed kinni, aga seal all vastu maad oli selline nagu
ma ei tea, kroomitud metallist, ma ei tea, mingi asi, mille peal ta siis nagu liugles. Ja kohe selle kokkusaamise nurga juures oli äravoolu koht. Nii. Ja mina siis mõtlesin, ma olen tark inimene, et ma hakkan nüüd hullult koristama, võtsin need graanulid, mis on nii-öelda torusiili graanulid ja tegin täpselt juhendi järgi. Ja siis lõpptulemus oli see, et kui ma kallasin sinna sooja või kuuma vett peale, siis see hape kõik pritsis niimoodi, et see kroomitud läikiv siin, mille peal need uksed jooksid, oli väljapoolt, oli ju neid täppe täis, kus ta oli siis ära söövitanud, on ju. Et seda sa ei saagi pärast enam puhtaks, et pigem ära kasuta neid asju, mida sa ei tea või ei ole kindel ja selle sama vahendiga, näiteks nende graanulitega tekitas minu sõbranna enda kodus sellise ummistuse, et ma isegi ei tea, kuidas ta selle lahti sai lõpuks, aga nad olid mitu nädalat ikkagi ilma pesemata seal vannitoas, kus ta selle asja tekitas, et ta pani vanni äravoolutorusse need graanulid ja unustas ära, et need on seal. Ja siis nad sulasid lihtsalt seal kuskil kokku ja tekkis see tromp ette. Ta ei läinud ühegi sooja veega, mitte millegagi see enam nagu lahti ei tulnud, et ta katsetas väga-väga palju. Et jah, vaadake, kuhu te midagi topite kõigepealt või mida te millegagi puhastate. Ja uurige materjale, mis teil on, et see kraanikausi-äärne puhtaks saada, vaata, mis materjalist on sul kraanikauss, mis materjalist on sul segisti, et ka see ei saaks kahjustada. Ja kindlasti näiteks, kui hapet jälle kasutate, siis tehke enne igaks juhuks kõik pinnad puhtaks, et ta ei hakkaks juba kahju teile tekitama. Nii, ja ahju puhastuseks parim puhastusvahend, mis ei oleks hull keemia, kui soodajäädikas ei aita. No nii, Reelika, millega sa ahju puhastad siis? Mis sa soovitad? Mis ei oleks väga hull keemia. Mina olen teinud Amway vahendiga, sest see on asi, mis toimib minu jaoks ja pigem on mul jälle see, et kui ma lasen ta nii hullult käest ära, siis ma teen ta vahendiga puhtaks. Aga ma pigem hoian seal igapäevaselt korda, et kui ma midagi ahjus küpsetan, siis pärast seda ma teen need plaadid ilusti puhtaks ja hoian seal seda puhtust ka. Aga Reelika, kuidas sa siis puhastaksid? Kahjuks ma pean ütlema, et keemiaga selles mõttes, et ja ma olen oma ahju tegelikult ära rikkunud sellega, et ahjudel on mingi puhastusprogramm 500 kraadi ja mingi teema, ma panin sinna pesuvahendit ja loomulikult 500 kraadi, ma keerasin tuksi, see läikiv pind on sealt ära, mis tähendab seda, et see söövitas selle põhipinna sealt ära, aga ma ei saa ilma keemiata, ma teen palju ahjus süüa, et ikkagi läheb üle, aga ja teeb, vaata. Ja kuna see on söövitanud ja see ongi see, et nagu Marie ka ütleb, et pinnad, kui need ära rikub, siis need rikub ära, et kahjuks ei saa, sealt läheb see oma pind või kaitsepind või mis iganes ära, et mul on tuksisahi, võin otse öelda, aga peangi kasutama keemiat, Amway ja mul on muidugi endal profitooted, siis ma kasutan suurköökides on need, millega neid suuri ahjusid või restoraniköökides, et see on tohutu keemia, aga seda läheb imevähe, et peaaegu olematu, et siin ongi see, et kas korralikult mingit ainet või siis tõesti see, et doseerid hästi vähe ja ma üleüldiselt doseerin sellest ette nähtud määrast veel vähem, sellepärast et meie Põhjamaad ja kõik sellised oleme ikkagi minimaalse keemia kasutusega, et seal lõuna pool on see, et mida rohkem lõhnab, seda parem on, aga tegelikult see ei pea paika, sest kemikaalide üledoseerimine on see, et hakkab pindadele mikroobe ja siis ta mopid ei liigu, jääb kinni niimoodi kuidagi ja siis on karuteene, aga keemia, kahjuks siin mul ei ole anda nõu, et mina pean kasutama keemiat. Et mina ka teen, kui on suur puhastus ja ma näen, et on ahi täitsa tuksis, siis ma olen teinud Amway'ga ja mul on ka olemas blogipostitus sellest, kuidas ma seda teen, sest mul on ka mingi oma tehnoloogia, ma midagi mässin seal toidukilega, et hakkaks mingi hullult toimima ja tegema. Aga ka ta kulub vähe, aga ta toimib, aga kindlasti kindad kätte ja väga pikad kindad, sest et kui see aine läheb käe peale, siis on juba, ta ärritab nahka, on ju. Aga sa saad ilusti selle puhtaks, aga kui keemiat ei taha kasutada, siis ma ei tea. Üks asi ka näiteks koristamise puhul, kui sul on mingi asi nii-öelda, näiteks pliidi peale läinud või võib-olla see praegu just toimub ka, et sul nagu tilgub vaata üle, et sinna põhja peale, et tee seda kompressi, et pane see, on siis see sooda, äädikas, ma ei tea, mis sa, iganes tavaline vesi, et pane nii-öelda asi likku, sest siis sa saad mingi aja pärast saad lihtsalt selle paremini kätte. Et kui me näiteks, ma ei tea, putru keedame ja puder jääb sinna poti põhja, siis mida me tavaliselt teeme? Me ju üldjuhul panemegi vee sisse, vesi ju nagu ligundab ta, on siuke sõna, ligundab üles ja ma olen ka nagu soomlane juba Reelika. Ja siis sa saad selle sealt paremini kätte, et igasugune siuke kompress aitab väga hästi.
Tahtsid sa veel Reelika midagi öelda? Siis mehaanika, siis ka muidugi mitte traatharjaga minna ahju pesema, aga lihtsalt see mehaanika, see on nagu vähe nagu see käsimootor nii-öelda võiks öelda, et kui selleks Ja. ja temust saab igasugust kräppi, nagu te teate, et selline, millega hoiad käes ja siis ise nagu puhastab näiteks neid kivipinnad, kui vannitoas on, et mehaanika, siis mehaaniline liigutamine. Jah. Ja jällegi on oluline vaadata, mis materjalist sul sees ahi on. Et näiteks siin, kui ma Ragnari juurde kolisin, siis minul kodus oli niimoodi, et igal pool oli see läikiv pind on ja ahjus sees. No ma arvan, see on tüüpiline igas ahjus. Aga temal oli ahju tagumine sein, oli selline, ma ei oskagi öelda, sinna nagu ei saa minna mingi nuustikuga pesema, mitte midagi, sihuke nagu krobeline või niimoodi. Ja minul ei ole ahjul seda, see on see porülüüs või mis iganes see puhastusasi on, ma ei tea. Mul ei ole seda ahju, et kellel see on, siis võib-olla tõesti see väga hästi toimib ja saad seda kasutada, aga kui seda ei ole, et siis tuleb jah see, et Katri kirjutas, leotab, ligundab. Ma oskan väga hästi eesti keelt. Et ise olen 2 raamatut ka kirjutanud, on ju. See leotab jah. Et leotage asju, kasutage õigeid asju ja võimalikult vähe muidugi jah, keemiat, aga kui ei saa, siis ei saa. Ja need külje pealt need, kus te need plaadid panete, on ju, need restid või need saab ära ilusti, lihtsalt tõmmake jõuga, need tulevad väga hästi ära. Minul vähemalt on kõikidest nendest tulnud ilusti ära. Hanna kirjutab, et on teinud lihtsalt vee ja melamiin nuustikuga. Kui see ahju sisemus kannatab melamiinnuustikut, siis loomulikult väga hästi saad ahju klaasi puhtaks selle melamiinnuustikuga, sest klaasile ta ei tee midagi, aga kui melamiin sammiga millelegi kallale minna, siis enne ole kindel, et see pind kannatab seda, sest melamiin on abrasiivne ja ta võib pinnale liiga teha. Liina tahtis ka midagi öelda? Aurupesur, milleni me täna ei jõudnud, väga Jah. hästi. Mul oli ka ahi oli ikka väga tuksis, mul oli ikka siukene nagu kõrbenud kiht, ma olen igast ka asjadega üritanud seda lahti saada ja ostsime ka selle aurupesuri ja noh, päris puhtaks muidugi ei teinud ka nii põhjalikult, ma tahtsin lihtsalt proovida, ei olnud päris aega nagu tookord nii põhjalikult teha, aga täitsa lõpp, kus ta võttis ikka selle see, mis sealt välja tuli, oli ikka õudne, mis mul seal ahjus oli, et just sellega täitsa kõrbenud kihi, noh, peab küll natukene vaeva nägema ja selle harjasega ka tegema, aga see aurupesur ikkagi teeb ka väga hästi. No vot, ma võtan nüüd järgmine kord, enne järgmist korda, ma võtan ette selle, ma nüüd vaatan, mul vist emal on äkki praeahi, mis vajaks puhastamist, et siis ma võtan enda selle masina ja lähen sinna ema ukse taha, et nii, ma nüüd tulen puhastama. Et äkki ma siis saan jah tuua mingi selle enne pärast näited. Väga hea, Liina, et sa jagasid, et jah, aurupuhasti ka ju paljud teevad. Ma katsutasin ka, noh, aurupuhasti ma katsutasin enda tennade peal ja siis ühes kraanikausisega, noh, seal ta ei teinud mitte midagi. Aga ma arvan, et seda kõrbenud osa ta aitab ikka lahti teha, jah. Ja mis aurupesur ka aitas väga hästi, millega, kuhu nagu selle mingi lapi või nuustikuga niisama ei saa. Mul on selline vanem pliit ja seal nagu kuidagi sealt pinna pea, noh, see keeru koha peal on mingi selline vahe, kus ka noh, ikka midagi keeb üle ja need nuppude ümbrused ja et selle vahe ma sain niimoodi, et ma lasin selle aurujoa sinna vahesse ja kus tuli ja tuli ja tuli, et noh, lapiga käid kogu aeg üle, aga kogu aeg sa lükkad seda sodi tegelikult lapiga sinna vahesse, mida sa kätte ei saa. Jah, vaata, sellepärast ongi aurupesur ta ju selle survega, noh, ta on nagu kõhusurve ka, vaata. Just. Et see on hea, noh, samamoodi need survepesurid on ju, nad ju survega peksavad selle asja välja, on ju. Et keegi ka kirjutas mulle, mingi meesterahvad lähevad hästi leili mu videode peale, kirjutas mulle YouTube'i või, et nagu need põrandapesumatid, ma pesin seal videos, enda auto puhastamisvideos, põrandapesumatid ka selle tekstiilipesuriga puhtaks, on ju. Need oleks saanud palju lihtsamini selle survepesuriga. Siis ma mõtlesin, jaa, ma tean seda, see on loogiline, ma nii blond ei ole, aga minu eesmärk ongi näidata seda, et sa ei pea endale ostma seda, on ju. Võta üks masin ja sa saad sellega ka selle puhtaks. Ma oleks samamoodi võib-olla need matid panna, ma ei tea, pesumasinasse mõni paneb, on ju, mina ei ole julgenud panna. Et pigem ongi see, et ei pea kõiki masinaid endale muretsema, aga vaadake, et kui on täpselt see, et on mingid kohad kodus, kuhu peaks ligi pääsema aurupesuriga, on ju, et siis saaks endale võib-olla selle muretseda ja noh,
ärge lihtsalt kulutage mingi raha asjade peale, et lihtsalt, et äge, et ma ei tea, keegi soovitas, on ju, et mina ise ka proovin, kui kellelgi on mingi spetsiifilisi küsimusi, alati kirjutage mulle, et neid kirju tuleb mulle väga palju ja ma üritan neile ikkagi ilusti vastata ja alati vastan ka, et mingi kiri ei jää vastamata, kui ta ei ole tõesti kahe silma vahele jäänud. Aga et kui mingi spetsiifiline küsimus on, et mina ei taha ka lihtsalt nii-öelda reklaamida asja, millesse ma ise ei usu või mida ma ise ei kasuta. Et ma ütlen välja täpselt selle, mida ma mõtlen ja ma ei tahagi praegu näiteks just aurupesurit, ma ei ole teda nii palju kasutanud, et ma saaks nagu anda infot, et Kadri veel küsib, kas aurupesur on vuukide puhastamiseks sobib. Jah, et muidugi jällegi igaks juhuks ütlen ette, et ole kindel, mis materjali nii-öelda sa oled kasutanud sinna vuukide sees, et osad vuugid võib-olla rikub ära, ma ei tea, see kuum aur on ja Katrin veel küsib, et millist aurumasinat soovitate, kellel on rohkem kogemusi, et võite siia chati Katrinile panna. Et jah, juhe jooksis kokku praegult. Nii palju me oleme rääkinud, ma mõtlesin nagu, et huvitav, kes küll siia tuleb, et ega ma üksinda ei ole. Siis ma lootsin, et äkki nagu Reelika ja Liina on, sest nad varem olid, on ju. Nii, nüüd on Katrin on ka videopildis. Aitäh sulle, Katrin, et sa oled videos. Rõõmsam on ikka siin näha teisi inimesi ka, aga väga tore on need, kes ka ei saanud kaamerat sisse lülitada või heli sisse panna, et saate vähemalt chati soetada mõnusalt kirjutanud. Ja Kadri veel küsib, et auru kuumus saab vist reguleerida. Sellel masinal, mis minul on, sellel saab. Ma ei tea teisi masinaid. See, mis mul kunagi oli, mingi kollane Kärcheri oma, seal oligi kohe, et sa panid lihtsalt tööle, ta küttis ennast üles ja oligi ainult see. Aga see, mis minul praegult on, sellel saab. Liina pani ka mingi lingi, ma vaatan korra. Jah, see on see sama, mis minul on. Kärcheri kodukal seda, ei ole saadaval, jah. No neil oli see kollane kampaania ja mingi 6 aega kestis. Ja siis nad ilmselgelt müüsid kogu enda varud maha, nii nagu oli selle tekstiilipesuriga, et pigem jah, nende masinate puhul uurige eelnevat infot, ma ei tea, vaadake YouTube'is neid review'sid ja neid võrdluseid erinevate masinate vahel, ükskõik mida te ostate, on see mingi telefon või on see aurumasin, on ju. Et ärge kohe rutake ostma ja kui on võimalik, siis hõisake välja ja küsige, et kas keegi nagu rendib, et sa saaksid katsetada. Et siis sa tead, et ta on vajalik, sest et kas sa nagu tahad osta endale, ma ei teagi palju, see maks mingi 500 eurot on näiteks see põrandapesumasin, on ju, et see 500 eurot on ju suur raha, selle 500 euro eest sa saad juba, ma ei tea, selle aurumasina ja tekstiilipesuri, et aga kas see põrandapesumasin on sinu jaoks must have, et kui on võimalik, rendi kellegi käest ja katseta. Nii, aga selle köögi korrastamisega siis me jätkame järgmine kord, sest et kellake on juba nii palju ja mina pean hakkama kohe kullerit ühte pakki vastu võtma. Aga mul on ülihea meel, et te olite siin. Nüüd, Liina, kas sina oled ka minu kursusel olnud? Ei ole. Ja ma hakkasin mõtlema, kursusel ei ole olnud, aga ma olen ka nendel vestlushommikutel ja ma käisin Pärnus raamatu esitlusel. Jaa, õigus, ma mõtlesin nii tuttav näoga, et Reelika, sina oled kursusel olnud, sinuga me näeme suvel ka. Või mitte Pärnus, Tartus. Jah, Tartus käisid, Tartus olid pärnakad, olite ka kohal. Ja et sinuga me Reelika näeme ja sina oled mul kursusel olnud ja selle kingituse ma annaks nüüd nagu selle Liinale. Nii et ma utsitan nüüd, kingituseks on erinevad siis need koristus, korrastus ja ajaplaneerimise asjad. Et Liina, ole hea, lihtsalt kirjuta mulle kuskile mingi enda meiliaadress või kirjuta mulle ise meil, et võta muga ise ühendust meieluilu@meieluilu.ee või Instagramis näiteks, et ma saaksin sulle paki teele panna, aga ma tahangi ühesõnaga utsitada teid rääkima, jagama ja järgmine kord võib-olla juba võtan, kui videopildis kedagi sellist rääkijat ei ole, siis sellest chatist. Et järgmine kord lihtsalt jagage infot, rääkige kaasa mingid naljakaid jutte või mingid nagu kogemusi on ja mida teistele ka anda selle koristamise, korrastamise või ajaplaanimise osas, et järgmine kord ma siis suunan selle nagu põhirõhu sinna korrastamise peale, sest seekord me rääkisime ainult nagu koristamisest ja puhastamisest, et siis järgmine kord räägime sellest korrastamisest rohkem, et äkki ma saan neid utsitada ka korrastama, sest minul on nüüd, mul on kohe täna veel ees, täna või homme, ma pean vaatama, kuidas mu aega on,
köögi põhjalik puhastamine ja korrastamine, ma tahaks selle nagu põhjalikult ära teha, niimoodi, et iga liistu tagant ja kapi sees kõik purud, kõik saab tehtud, on ju. Aga see on hästi suur protsess, et see koristamine ja korrastamine mõlemad, et mida iganes te teete, võtke lihtsalt aega selleks ja tehke põhjalikult ja te teete, et panustate enda kodu jaoks, et ärge, kui te juba võtate seda tegevust sellise, ma ei viitsi, siis ega see tegevuse käigus see asi nagu paremaks ka ei lähe, et siis pigem ära tee nagu. Siis ma ei tea, telli endal teenus sisse ja lase kellelgi teisel ära teha. Aga siis muidugi pärast hinda seda, et kui keegi teine on seda sinu eest ära teinud. Et see ei lõpeks nii, et sa pead jälle tellima teenuse või oled selle katkise küna ees, et jälle on kõik must ja korrast ära. Aga mina ütlen teile suur-suur aitäh. Liina võtab minuga ühendust, saab endale väikse kingituse, järgmine kord siis ka utsitan teid kohal olema, rääkima, jagama ja Reelika, aitäh, et olid videopildis, Katrin, aitäh, et olid videopildis ja teistele ka suur-suur aitäh, et olite kohal, kellelgi on küsimusi, kirjutage mulle ja see video ka, kes siis jõudis võib-olla hiljem siia, panen YouTube'i järelvaatamiseks ülesse, nii et saate sealt ka vaadata ja järgmine kord, oot, järgmine kord, alati mul on ju see süsteem, et ma pean kohe järgmise korra välja hõiskama. 27. mai, teisipäev kell 9. Aga kui sa oled uudiskirjalistis, jälgid Instagramis, Facebookis või nüüd ka, ma olen TikTokis, nii et ma olen ka astunud ühe suur sammu, siis sa saad selle info ilmselt kätte, et millal ka see järgmine kord on, et ma tuletan kindlasti seda meelde. Aga suur-suur aitäh teile ja ilusat teisipäeva teile, minge nautige ilma, meil siin Pärnus väike. Tšau. Aitäh sulle. Tšau. Ja, tšau.